Tere! Olen Brasiilias mägedes, lihtsalt puhast loodust ja ma tahan teile rääkida toitumisest. On teada, et me oleme sündinud loodusesse toitumaks puhtast looduskülasest toidust, kuid ajapikku on inimene loodusest eemaldunud, on kolinud linnadesse ja hakanud toitumise asemel sööma siis kõike seda, mis on töödeldud ja ei sarnane enam toiduga, mida pakub loodus. Ja on teada, et praeguse inimkonna tervis on kõvasti alla käinud ja ma tahangi öelda, et see on üks põhjus. Kui inimene eemaldub loodusest, siis inimene paratamatult eemaldub ka tervisest. Selleks, et toituda tervislikult, peab jälgima 3 asja. Esiteks, loodus ise on mahe. Siin ei ole mürkaineid. Kõik, mis siin kasvab puhtal mineraalsel pinnasel. Looduses ei küpse päikse käes midagi enamat kui see temperatuur, mida päike pakub, siis 42 kraadi, 52 kraadi, rohkem kõrbes. Ja loomulikult need viljad ei kuumene läbi, nad küpsevad päikse käes ja looduses tegelikult ei saa ükski vili kõrgemat temperatuuri, kui on 42 kraadi. See temperatuur on üks selline oluline ka inimtervise puhul, sest kas te teate inimest, kes on elanud suurema palavikuga kui seesama 42 kraadi? Ei ole. Järelikult meil ongi ette antud toit, mida me peame sööma, ei tohi ületada temperatuuri 42 kraadi. Kuid mida teeb inimene? Ta teeb kõike muud. Ta küpsetab, praeb, marineerib, haudab, kuumtöötleb oma toidu söögiks. Sealt kaovad ära vitamiinid, kaovad ära fermendid ja inimene sööb siis seda vitamiinitud, fermenditud sööki, muutes selle toitvast toidust kõhtu täitvaks söögiks. Ja loodus on niimoodi paika pandud, et kui me ei saa vitamiine, siis meil ei omastu paraku ka aminohapped, mida me saame valkudest, ja meil ei omastu ka mineraalid, mida siin selles mägises pinnases on palju, kuid põldudel, mida inimesed on kasutanud aastasadu, neid peaaegu enam polegi. Ja kujutage ette, kui inimene nüüd võtab selle kuumtöödeldud söögi, sööb ta ära ja ei saa sealt eriti vitamiine, siis ta tegelikult ei saa sealt ka mineraale ja saab sealt ainult lagunenud aminohappeid, mis siis tegelikult ei ole enam oma õiges valemis ja inimkeha ei tunne neid sageli ära. Fermendid on need, mis on siis toores toidus, aitavad meil seedida toitu ennast ja teise osa fermentidest paneme juurde siis meie omalt poolt. Ja kujutage ette, kui nüüd on loodus ette näinud selle, et me peame siis toitu seedima siis 2 peale. Looduse poolt saame ühe osa fermentidest ja teise osa paneme ise juurde. Siis need, kes kuumtöötlevad oma sööki, need hävitavad temperatuuril 54 kraadi ära kõik fermendid ja see toit ei seedu enam ise süljekaasabil, vaid me peame siis kõik oma fermendid selle toidu lagundamiseks paneme ise omalt poolt. Ja see tekitabki väsimust. Ja see väsimus, mida inimesed tunnevad siis pärast praadide söömist, ongi siis see, mida nad tegelikkuses tundma ei peaks. Sest kus on loogika? Inimene saab kõhu täis ja pärast kõhutäit ta vajab siis aega, et leiba luusse lasta. Ta väsib ära ja peab taastuma sellest söögi seedimisest. Samas süües samal ajal toorest toitu
ei teki kunagi väsimust, ei tule vähesegi minna leiba ruusse laskma, sest lihtsalt see väsimus jääb olematuks. Ja kuna inimene tegelikkuses veel ei näri oma toitu läbi, ta kugistab selle alla, sest kiire on, siis see, õigemini söök, kõhtu täitav ollus, see ei saa kas üljefermente ja ta läbib meie suu fermentidega rikastumata. Ta satub makku ja üldjuhul satub ta makku veega alla kugistades, mingite muude jookidega alla kugistades, mis lahjendavad maamahla. Ja kui maamahl on lahjendatud, siis tegelikult ei toimu ju ka õiget seedimist. Seedimine on puudulik, söök käärib ja järgmine viga on see, et inimesed söövad läbisegi nii süsivesikuid kui ka valkusid ja teevad sellega järgmise suure vea, sest valgud vajavad maas happelist hapet, kuid süsivesikud vajavad aluselist ja süsivesikud läbivad tegelikult meie maokanali seedimata ja seeduvad ära alles 12 sõrmikus. Siis läbisegi neid seedides on magusegadusest, sa ei suuda nüüd valida, kumba ta seedib ja tegelikkuses jääb see kõik see söödu pooled seedimata. Ja kui see nüüd on veel kuumlõdeldud söök, siis ei suuda me 12 sõrmik seda massi endasse saades aru saada, mis seal siis toimub. Ja tegelikult jääb see kuumlõdeldud söök meie 12 sõrmikusse pidama lausa tundideks. Ja alles järgmine söögikord, kui see oleks samasugune, pool seedimata, läbi küpsetatud, praetud, haudutud mass, siis see tõukab selle 12 sõrmikust oleva massi alles eemale. Ja alles peensooles hakkab pihta suur segadus, sest läbi peensoole seinte peaks imenduma nüüd ära seditavad toitained, aga kujutage ette, et neid ei ole. Ja need seedimata toitained satuvad verre, hakkavad seega umistama meie verd. Meil tekib veres seedimata tahkete osakeste küllus ja maks saab nüüd sellega suure põntsu, hakates seda kõike verest välja filtreerima. Ja sageli on see kõik veel paraku koos mürkidega, koos teeslike ainetega ja maks saab seega siis veel koormuse juurde hakata välja sõeluma verest ka mürkaineid. Ja lõpuks ongi see, et inimestel on sageli maksad on üle kurnatud, ei tule enam toime oma ülesandega. Siis lülitub sisse keha abi ülesanne, abitoiming. Vaadake, ilus seal on ukse peal. Ja neerud hakkavad tegema siis toimingud, mida tegelikult tegema maks. Nad hakkavad puhastama verd mürkidest ja seedimata aineosakestest. Kui tegelikkuses peaks neered puhastama verd elutegevuse jääkadest. Ehk nendest jääkainetest, mida rakud on siis nagu ainevatse käigus välja lasknud. Ja kuna neerud on tegemas siis ülesannet, mis on neile palju kurnavam, siis sageli lähevad rivist välja ka neerud. Ja selle asemel, et siis oma kehafiltrit puhastada, hakatakse neere siis siirdama. Nagu näete, hakkab söögis kõik logisema, aga see pole veel kõik, sest tegelikkuses on inimestel peensooled umbes margariinist, rafineeritud nisujohust ja üldse teraviljatoodetes leiduvast gluteenist ja läbi nende kohtade, kus soolasein on umbes, ei omastu paraku üldse mitte mingid vitamiinid ega mineraalid. Aminohapetest rääkimata. Ja seega inimesed söövad väga palju, tassivad kottide kaupa koju omale sööki, kuid ei omasta sellest tegelikkuses suuremat enamust.
ja suurem enamus lihtsalt käib neist läbi, nad kulutavad seedenergiat, kulutavad oma elufermente, mida on jääv hulk, ja omastavad sellest vaid heal juhul kas 10, võib-olla 8, aga enamus jääb siiski seedimata. Minu soovitus teile: vaadelge loodust, olge vaatlejad ja tabage ära see, kuidas toituvad loomad, linnud, kuidas toitub vaba loodus, ja jälgige oma lapsi, kes on veel rikkumata, kes ei söö ära teie erinevast küllusest praadi, vaid nokivad sealt välja, vaid 1-2 teatud liiki toitained, jättes muu söömata, kes ei joo kunagi pärast sööki peale vett, kes on loomulikud ja kes tajuvad ära sageli ka selle, et see toit ei ole puhas. Olge looduses, püsige looduses, vaadelge loodust ja te saate aru, et tegelikkuses teie tervis hakkab taastuma siis, kui te hakkate seda tegema. Ilma loodusest ei saa. Ja loodusest eemaldudes eemaldume oma tervisest.